de coco. Et põhimõtteliselt siis, kui liiga mustaks kõrvetatakse need, siis lihtsalt pekstakse see vastu maha. Mõtlete mu pea? Põhimõtteliselt on nüüd nii praegu, et kui mina nüüd ütlen, et pane pea ahju, siis ta paneb ka. Ta siin praegu valmistub selleks. Aga noh, no natuke seal ruumik on. Mina ehitasin täna korvi endale. Mul on käsitöö level on 30, mul oli see põhikooli käsitöö olümpiaadil olin teine koht. Siin viskasin ruttu mingist paarist vitsast kokku. Mis siis täna juhtus? Minu arust oli täna väga mõttetu päev, sest et tegelikult ikka oli mõttetu. Kõigepealt visati meile mingi 20 kilo jahu lihtsalt ette, siis Pait hakkas rõuskama kohe, et I'm in love with the coco on ja I'm in love with the coco. Ja siis tegime leiba. I really am loco. Nii, viskasime pätsid ahju, siis põhimõtteliselt saadeti meid minema, sest et niikuinii nendest ei oleks mitte midagi saanud, on ju. Siis meil, Pait, sul on see kuradi tahvel siin olemas või? Ühesõnaga, siis Pait hakkas mingid kuradi plätserdama, mingid kuradi puust plaati, mis tuli muidugi hästi, homme vaatame seda, tuli väga hästi välja see. Oleme tulnud siis siia, mida aitasin poole õune pealt üles, et näidata siis, mida minu vana-vanaisa on teinud, mida minu vanaisa on teinud. Põlvest põlve on selline traditsioon edasi käinud ja noh, siin pean siis näitama paarile inimesele, kuidas mina siis seda teen. Siin ei ole midagi rasket tegelikult, mina olen seda teinud umbes mingi 14 aastat äkki. I just did this. 2 minutes. 2 minutes, no more. If I'm quick, 1 minute. Õpetasin teda natuke. See ei ole raske, see ei ole raske. Sa tegid naisterahvaste nuiaga. Ei, mul jah see, noh, nad kasutasid seda, et nad ei saa ise ka aru, mida nad siin teevad. Nii, okei, no selle peab tegelikult uuesti tegema, et siin on liiga palju rahvast ümber ja raske on keskenduda, et liiga palju siin või jah. Nüüd läkski jälle sassi, aga noh, teeme uuesti ära hulle. Vaikselt löö, vaikselt jah. Rahulikult, ei ole vaja kõvasti tampida. Jah, kuule, sulle päris hästi juba. Kuule, ma peaksin vist tööle võtma, mul on siuke tunne. No. Pane. Rist eest hargneb. Ja ta siseneb kurvi. Ja ta keerab. Ta jõuab. Väga süvenenud nägu. Kõik on väga tõsine. Sellest oleneb terve mäng. Siin puhkabki siis tigu, kus ära tallati. Rip tigu, rip in peace. Mis nende lehmadega saab, Margo? Katsab. Nendest saab piima, ma arvan. Katsu is trikk. Aga midagi muud. Me hakkame lihtsalt keset mäge nüüd lüpsma vaja. Hulla saab kuklasse teisele. Ta nägi vist, et ma filmin teda. Ei laku objekti. Eelmisel lehmal oli laps ja ta ei andnud piima. Nüüd aeti järgmine maasu välja. Tuleb. Jooksis tühjaks või?
Räägime sellest. Ei, minu jaoks pole see tegelikult mingi probleem, et me käime Paiduga iga hommik, käime metsmehe juures vaikselt harjutamas, meil on see juba igapäevaseks leiva teenimiseks võimaluseks. Ja no kui siin rääkida nüüd sellest väiksest efektist, mis juhtus, et ühest niisast ei tulnud enam, et siis ütleme, oligi nii, et see oli enne juba tühjaks ära lüpstud ja no ega siin ei olegi midagi, et me harrastamegi nagu, et seda mõnuleda sellega või niimoodi ja siis lihtsalt võttagi aeglaselt ja ühekaupa, tead. Muidugi. Tema näiteks, ta on meil uus praktikant siin, tulime siia tema on Slovakkiast, tulime siia Rumeeniasse teda välja õpetama, aga noh. Ei võta vedu väga. Teda ei huvita väga see värk. Et tema võib lehmi ajada, aga tema eriti ei viitsi siin lüpsta neid. Siin natuke tuuline on muidugi. Tavaliselt siukse ilmaga me väljas ei ole, aga noh, siin turistid tulid peale ja kell on juba tegelikult peaks juba minema lauta puhastama, aga niiva lauta siin ei ole. No seal üks on, noh, too mingi hurtsik. No niiva ei lähe ka niimoodi käima, et mäe peale ei aja, et jah, siin on mõningad probleemid. Eestis olid, siis me toppisime lihtsalt masinad otsa ja kuradi piima tuli ja noh, siin nad teevad ikka käsitsi, ma tahtsin võtta kaasa ka ühte seda lüpsimasinat, aga lüpsimasin, seda väikest pontsi tahtsid koju viia või? Sa ei vii, Sergiat ei vii koju. Ei, tähendab, ma seletan, ma tahtsin lennujaamast tuua seda Eestist nagu kaasa, on ju, aga lennujaamas see turvateenistaja võttis ära ja ma ei tea, mis ta sellega teeb ausalt. Ma ausalt ei tea, mis ta sellega teeb. See on siis maali, selle ma leidsime tee pealt, tema tavaliselt lüpsab suuga. See on modernsete inimeste asi. Selles mõttes, ta on nagu looduspärane inimene selles mõttes. Kivi lükkamismäng siis ühesõnaga. Kivi peab jõudma hotellini meiega. Praegu on juba 1,5 kilomeetrit ära käidud. Kraavis on käidud umbes 7 korda. What is this? This is our stone. Kick the stone to the hotel. Kick it to the grass. We have to get it out. It's raining, let's hurry. No, stone! Uh-oh. Okay. Okay, move. We got it. This should be your game because you're from Estonia. Estonia! Up. I will try to not kick it. Nüüd jõudsime külla tagasi. Kivi on ikka alles. Ja vist võidame. Kivi läks auku. Oh, we cannot put it like this. Here it is, what the fuck, man? No. Yeah. No. I don't see it. Sorry, guys. See it. Right after you said, I guess we will fuck it up. Should we pretend nothing happened?